taas teadushimuline raketisõber, kes sai järjekordselt olel teidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas õiged ja valed teineteisest välistada. Kes kohtunikest sõi ära teiste kohtunike magustoidud? Igaüks meist esitab teile 2 väidet, ühe õige ja ühe vale. Vastamiseks peate vajutama nuppu, aga kes vastab valesti, on koheselt kaotanud. Kuulake tähelepanelikult. Mina ei söönud. Taavi sõi. Mina ei söönud. Ma arvan, et Aigar sõi. Mina ei söönud. Taavi ei tea, kes sõi. Niisiis, käime üle veel korra reeglid selle ülesande lahendamiseks. Iga kohtunik esitab 2 väidet. Näiteks Aigari puhul mina ei söönud ja Taavi sõi. Üks nendest väidetest on kindlasti õige ning teine on kindlasti vale. Kui need tingimused on täidetud, siis saame leida, kes päriselt süüdlane on. Kuid kui need tingimused mingil põhjusel lähevad juba vastuollu, näiteks mõlemad Aigari laused on tõesed või mõlemad on valed, siis me ei mängi enam mängureeglitele vastavalt. Seega sellise olukorra tekkimisel ei saa me jõuda enam õige tulemini. Seega kõige olulisem on jälgida, et alati oleks üks lause tõene ja teine vale. See aitab meil ka üpris palju informatsiooni välistada. Vaatame nüüd neid samu väiteid ekraani peal ning hakkame juurde märkima, mis on õige, mis on vale. Näiteks võime vaadata Taavi lauseid. Proovime nii, et Taavi esimene väide, mina ei söönud, on vale. See tähendab, et Taavi teine väide, mina arvan, et Aigar sõi, peaks olema õige. Seega Taavil on tõepoolest õigus oma arvamusele arvata, et Aigar võis olla sööja. Kas see tähendab, et ka päriselt Aigar sõi? Ei tea. Vaatame nüüd Aigari väiteid. Näiteks võime siit otsustada, et mina ei söönud on õige, mis tähendab aga, et teine lause, Taavi sõi, peaks olema vale. Ja nüüd vaatame ka Riinu lauseid. Mina ei söönud. Proovime näiteks olukorda, kus ka see lause on vale, mis tähendab, et Taavi ei tea, kes sõi, peab osutuma õigeks. Kui nüüd kogu seda pilti vaatame, siis näeme, et meil tekib siin õige mitu vastuolu. No juba esiteks esimese rea peal, kus kõik väited on mina ei söönud. Kui meil 2 nendest on vale, siis tähendab, et 2 inimest valetasid, et nad ei söönud, ehk 2 inimest mõlemad sõid. Seega ei saa kindlasti praegu lauale säätud olukord olla lõplik lahendus, sest meil peab olema ainult üks inimene, kes kokkuvõttes ikkagi sõi. Ja selliseid vastuolusid võib tekkida väga-väga palju, kui hakkame juhuslikult otsustama, missugune väide peaks olema õige ja mis vale. Palju lihtsam on alustada välistamismeetodiga. See tähendab seda, et valime välja ühe inimese, kelle märgime süüdlaseks ning vaatame, kas sellisel juhul saame väidetest kokku panna õige-vale paarid nii, et ühtegi vastuolu laua peale ei tekiks. Märgime esimeseks süüdlaseks Taavi ning vaatame, kas ka teiste ja tema enda väited seda kinnitavad. Kui Taavi tõepoolest on süüdlane, siis mina ei söönud. See on ju puhas vale, sest tegelikult ta sõi. Seega märgimegi, et tema esimene väide peab olema vale. Automaatselt tähendab see aga seda, et Taavi teine väide peab olema õige. Vaatame nüüd Aigari väiteid. Kuna Taavi on praegusel juhul süüdlane, siis Aigari väide, et tema ei söönud, peab ju paika, sest Taavi sõi. Nii et märgime Aigari esimese väite tõeseks. Aigari teine väide ütleb aga, et Taavi sõi ja Taavi sõigi. Järelikult ka see teine väide on tõene. Nüüd on meil tekkinud vastuolu, sest reegel ütles, et üks väide on tõene ja teine vale. Seda me kahjuks ei saavutanud. Nii et tundub, et Taavi tõepoolest ei saa olla süüdlane, aga vaatame igaks juhuks üle ka Riinu väited. Riinu esimene väide, mina ei söönud. See peab olema tõene, sest ometigi sõi ju selle Taavi. Ning Riinu teine väide, Taavi ei tea, kes sõi. Võttes eelduse, et Taavi arvamus on see, et Aigar sõi, siis tõepoolest Taavi ei teadnud, kes sõi. Nii et ka Riinu teine väide osutub sellisel juhul tõeseks. Kui vaatame suurt pilti, siis näeme, et 6 väitest 5 on õiged ja 1 vale. Reeglite kohaselt peaks olema meil 3 õiget ja 3 vale väidet. Nii et see, et Taavi on süüdlane, ei saa kuidagi viisi paika pidada. Paneme järgmisena süü aluseks Aigari ning hakkame pihta jälle Taavi väidetest.
kuna seekord sõi magustoidu ära Aigar, siis Taavi väide mina ei söönud on tõene. Taavi tõepoolest ei söönud. Automaatselt tähendab see nüüd seda, et Taavi teine väide peaks olema vale. Taavi teine väide ütleb, et tema arvab, et Aigar sõi, mis oma sisemuselt jälle on, tundub, et natukene õige, ehk kuna Aigar tõepoolest sõi, siis see arvamus võiks olla õige, kuid võib-olla see ei ole lihtsalt see, mida Taavi päriselt arvab. Ehk kui Taavi sisimas arvab, et Riin sõi, aga ta ütleb välja, et tema arvamus on, et Aigar sõi, siis ta valetab enda arvamuse kohta, nii et sellisel juhul tõepoolest see väide saaks olla vale. Nii et Taavi puhul me saame panna reeglid täituma. Vaatame nüüd Aigari väiteid. Aigari esimene väide ütleb, et tema ei söönud, aga me teame, et ta sõi. Nii et Aigari esimene väide on täis vale. Aigari teine väide peaks olema nüüd siis tõene, et reeglid oleksid täidetud. Kuid Aigari teine lause ütleb, et Taavi sõi, aga Taavi ei söönud, sest selles ringis on süüdlaseks ju ometigi Aigar. Seega on ka Aigari teine väide vale. Nii et taaskord oleme jõudnud olukorda, kus enne kui oleme Riinu väidet juurde jõudnud, saame juba aru, et midagi päris õige siin ei ole. Aga vaatame sellegi poolest üle ka Riinu väited. Riin ütleb, mina ei söönud ja tõepoolest Riin ei söönud, sest Aigar sõi. Reeglite kohaselt peaks siis olema nüüd ka Riinu teine väide automaatselt vale. See ütleb, Taavi ei tea, kes sõi. Taavi on aga avaldanud enda arvamusena. Tema arvab, et Aigar sõi ning reeglitest lähtuvalt olime me sunnitud märkima selle valeks. Seega tema arvamus peaks olema midagi muud. Tema arvamus peaks olema, et kas Riin sõi või et sõi tema ise või sõi keegi kolmas. Nii et tuleb välja, et tõepoolest Taavi ei tea, kes sõi. Ehk sellest lähtudes võib Riinu teine lause ikkagi olla õige. Nii et nüüd on meil tekkinud siia laua peale jälle eriti suur vastuolu. Mõlemad Riinu väited on tõesed, mõlemad Aigari väited on valed. Seega me ei ole suutnud täita neid reegleid, mis kohtunike poolt ette anti. Seega võime öelda, et ka Aigar ei saa olla süüdlane. Nüüd on meil ülejäänud veel ainult üks kahtlusalune ja selleks on Riin. Vaatame, mis saab, kui eeldame, et Riin on süüdi ning käime kõik väited ükshaaval läbi. Taavi esimene väide. Mina ei söönud. Õige. Sest Riin ju sõi. Järelikult taaskord Taavi teine väide peab olema vale. Aigari esimene väide. Mina ei söönud. Jällegi õige, sest Riin sõi. Aigari teine väide. Taavi sõi. Sula selge, vale. Taavi ei söönud. Seega märgime julgelt ka selle väite valeks. Siiamaani läheb kõik väga hästi. Meil ei ole tekkinud ühtegi vastuolu. Nii Taavi kui Aigari väidetest üks on õige ning teine on vale. Riinu esimene väide. Mina ei söönud. Valetab. Riin sõi antud juhul. Mis tähendab, et reeglite järgimiseks peaks Riinu teine väide olema õige. Riinu teine väide ütleb, et Taavi ei tea, kes sõi. Taavi kohta teame, et ta on avaldanud enda arvamust, kus ta arvab, et Aigar sõi. See, kas ta päriselt teab, kes on süüdlane või mitte, selle kohta meil konkreetne info puudub ning seega ei saa me ka öelda, et Riinu väide peaks olema vale. Nii et see Riinu väide võib olla vabalt õige, mis tähendab, et sellisel juhul oleks kõik meie tingimused täidetud. Ning kuna see on ka ainuke variant kolmest, mis puhul meil ei teki kindlasti teada olevat vastuolu, siis on see ka ainuke variant, mille me saame õige vastusena esitleda. Seega oleme jõudnud järeldusele, et Riin on tõepoolest süüdlane. Kui jälgisid hoolega saadet, siis tead, et tegelikult ei pea seda keerulist jada läbi käima ning kõikide väiteid ükshaaval võrdlema. Kui vaadata ainult Aigari väiteid, siis juba sealt joonistub välja, kes saab ainsana olla potentsiaalne süüdlane. Kui eeldame nüüd, et mina sõin, siis see väide on vale ja ka see väide on vale. Järelikult see ei saa olla mina. Kui nüüd Taavi sõi, siis see väide on õige, mina ei söönud. Ja ka see väide on õige, et Taavi sõi. Järelikult ka see ei saa olla õige. Kui eeldame nüüd, et Riin sõi, siis mina tõepoolest ei söönud ja see on õige. Ja Taavi sõi, see väide on vale. Ja seega saame ainult minu väidete põhjal öelda, et Riin on see, kes meie magustoidud ära sõi. Seda ülesannet uurides võib tekkida segaseid kohti, kus on raske hinnata, mida tähendab Taavi teine väide, mina arvan, et Aigar sõi, ning mida tähendab Riinu teine väljend, Taavi ei tea,
kes sõi. Ja nende väljendite kombineerimisel tekib olukord, kus meil puudub konkreetne teadmine sellest, mis on tõde ja mis on vale, ehk mis on päriselt Taavi arvamus või mis on päriselt Taavi teadmine, mille kohta Riin oma väite esitab. Küll aga saame ülejäänud kombinatsioonidest leida olukorra, kus nende väidete vastava väärtuse korral on meil võimalik leida süüdlane. Teistsuguste süüdlaste korral meil sellist kombinatsiooni võimalik leida ei ole. Seega kinnitades, et meil tõepoolest on üks süüdlane, kelleks osutub Riin, saame anda ka sobivad tõeväärtused nendele kahele pisut segasele väitele. Selleks, et aga tulevikus sarnases olukorras suuremat peavalu vältida, alusta kohe välistamisega. Pane paika üks kahtlusalune ning vaata, kas ta sobib, kui ei, siis välistada. Siis võta järgmine, välista tema, kuni lõpuks jääb sulle alles ainult üks kahtlusalune, kes on võimalik süüdlane.